Ja nüüd mul on hea meel tervitada siin suvestuudios meie järgmisi külalisi, ülisarmantseid, tuhandete naiste lemmikuid, Karl, Madis ja Margus. Tere õhtust! Tere õhtust! Tere õhtust! Mehed, räägige meil, kuidas see on niimoodi, et siis olete kümnete tuhandete naiste südameid siin juba aastaid võlunud? See on väga lihtne. See on puhas laimu jutt. Siin ei ole mitte midagi tõega pistmist. Et kui muusik oma pillid asjad kokku saab, siis ta on alati üksi. Kõik on läinud. Ainukesed, kellel on vahepeal aega olnud, on transamehed. Aga samas on hea kuulda ka seda. Absoluutselt, jah. Aga tegelikult Karavan on nii legendaarne ansambel, juba nii mitmeid aastaid tegutsenud ja rahvale nii meeldib. Aastakümneid, tuhandeid. Milles on see teie fenomen? Ei, väga raske öelda, et eks me arvan, üritame... Teeme ausalt oma asja. Üks asi ausalt, aga teine asi me üritame teha muusikat, mis peaks igal ühele midagi pakkuma. Et seal on sõnumitega laule, liigutavaid laule, rütmikaid, et saab tantsida, et pidu läheb käima. Jah, ja tegelikult võib-olla see ausus on üks põhilisemaid. See käib Pilli Mehametiga kaasas. Aga kui te käite esinemas igal pool, siis mis on see üks lugu, mida kõige rohkem küsitakse, et mängige nüüd seda lugu? Viimasel ajal ma võin öelda, hetkel on hakatud küsima kõige rohkem seda laulu Pahad tüdrukud. Et see laul on mingi 4-5 aastat vana, aga nüüd ta on kuidagi... Pahatihti ongi nii, et kui teed loo, siis läheb mitu head aastat aega enne, kui see hakkab nagu tööle. Hakkab väga hästi tööle, jah. Et no pärlipüüdja muidugi ja olen noor ka, aga just see, et hüütakse, et kas see lugu ka repertuaaris on, siis sellest on nagu hea meel. Ja no, eks me loodame sellest uuest loost ka, et see võiks meie palavasse ilma tuua natuke jahutust lugu, mida me täna siin ka mängime, on Kui sa tantsid. Kuidas see lugu sündis? Viimane lugu on meil kirjutanud meie kitarrist Toomas Vanem. Ja selle peale oli ka video tehtud. Henrik Norman tegi video Palmse mõisas. Et see peaks nüüd YouTube'is ka üleval olema. Ja see on selline rütmikas lugu, natuke isegi selline ladina-ameerikalik. Jah, aga ma olengi tähele pannud, et peo lööbki käima selline kuum lõunamaine rütm. Ja meil on repertuaaris päris väga palju. Päris palju neid, jah, tegelikult. Et kui mõni artist jääb suht ballaadide peale, siis meie üritame pakkuda sellist tantsulisust ja sooja mereõhku sealt. Kas te käite siis kuskil inspiratsiooni ammutamas, reisimas soojadel maadel? Ma saan, et käisite Bahamal alles? Bahamal olen käinud, Hiinas olen käinud, jah, aga noh, kas see nüüd inspiratsiooni jaoks? Pigem akude laadimine. Pigem jah, ikkagi päikest vaatamas. Aga millised on teie suveplaanid? No see suvi on jälle teine. Jah, palju üritusi. Ega viimased 34 aastat on läinud ainult töötähe all. Ma olin 22 aastat iga nädala lõpp laval ja vahest terve nädal ka, ütleme, laeva peal. 22 aastat ja esimene puhkus oli siis 22 aasta järgi ja siis mul hakkas endast kahju, et see oli esimene vaba nädalavahetus. Meie rekord oli 260 esinemist ühel aastal alates maikuust kuni aasta lõpuni. Detsembri lõpuni oli 260 mängu, mõnel päeval 2 ja oli mõnel päeval isegi 3 esinemist. Nõutud poisid olete igatahes. No sellest on nüüd 10 aastat mööda. Sellest on mööda. Aga siiamaani see jätkub. Aga kui te nüüd tööd ei tee, siis millega te vabal ajal tegelete? No, Margus, räägi. Ei noh, eks nagu ikka. Millega? Lapsed kasvavad? Jaa, lapsed kasvavad ja... Margus teeb lapsi kogu. Kuidas te, kas suvel perega... Ütlen uudis ka välja. Mis uudiseid meil on? Kohe siin saame kõik välja kuulutada. Aga ei perega plaanid, kas suvel ka reisima minna või oletegi pigem töölainel ja Eestis?
suvel ei käi väga palju, et me püüame käia reisimas rohkem sellisel pisut rahulikumal ajal, mis tekib sinna kuskil aasta algusesse. Nojah. Kuigi see võib kuulujutt ka olla. Ja just nimelt, et Margus käis Tenerifel 2 kuud oli ära. Selle aja jooksul ma tegin oma pojaga 19 mängu ja Margus tuli 20. Ja selle 2 kuu jooksul ma olin veel 2 nädalat Bahamal. Nii et tegelikult pooleteist kuu jooksul oli meil 19 mängu ja Margus jõudis viimaseks 20. Astusin lennukist maha ja otse mängule nii-öelda. Jah, selline elu. Kõlab väga põnevalt, aga ma arvan, et mis me siin ikka teeme pikka juttu, ma arvan, et muusika räägib iseenda eest, et tahaks loota. Nüüd pakumegi siis rahvale teie uut lugu.